Nii, tere tulemast Türki. Jõudsime siis eile õhtul Balishikiri. Siia tulime siis EM-ile. Lendasime otse Vilniusest, seal olime nädalavahetusel Baltimaade meistrivõistlused. Siis eile mingi 10:30 paika jõudsime siia. Tulime 3,5 tundi, lendasime lennukiga. Siis saime 5,5-tunnise bussisõidu, kus ei olnud konditsioneeri, poole tee peal läks see katki, nii et seal bussis oli palav. Siis hommikul käisime jooksmas, vaatasime natuke võistlusplatsi ja saime ka tunda juba seda hommikust sooja Türgi kliimat. Et väljas on hetkel, kell on 10:30 ja väljas on 31-32 kraadi, nii et võistlus saab olema tuline. Siis nüüd päraspoole lähme ujuma basseini ja siis mõned saavad ka meil ratast sõita, kuna meil pukke on 2 ainult. Selle me jaotame nende päevade vahel ära ja vaatame, mis edasi saab siis. Räägi just, miks sa bikiini fitnessi karjääri kasvust otsustasid? Ägedam nagu. Saab nagu keha näidata rohkem. Ja ma arbuusi lõike ka. Mis su arbuusid, mis sul see rasvaprotsendi eesmärk on? Eesmärk on ikka nagu lagi ehk miinustesse. Seda. No sellega tuleb. Tegelikult ei tohi midagi süüa, nii et kõik läheb siit poolt lihtsalt. Hetkel oleme Türgis ja teeme oma esimese päeva teise trenni, siis hommikul jooksime. Nüüd lähme siis 50 basseini ujuma. Lapsed juba kütavad vee soojaks ja kohe hüppame järgi, nii et norm. Mis trenn tuleb? Pole aimugi, Marko käes on kava ja ma arvan, et midagi rasket ei ole. Ilmselt ujume mingi tund aega ja ma arvan, mingi 3,5 kilts äkki. 200 krooli, 200 tehnika, 2100 kompleksi, 200 tehnika, 200 jalad, selline vahelduvalt. Siis on tõusvalt, võib ujuda käsi vahele, siis on siksimine, siis on vahele, siis on 900-st, siis on vahele, siis on mõned plokid nagu stardist. Ütleme nii, et siin katuse all on päris jahe, isegi tuul käib läbi. Aga kõndisime siia mingi, ma ei tea, 15 minta veits peale ja see kott oli lihtsalt selja külge kinni kleepunud. Nii et ma loodan, et veest saab natukenegi jahutust. Nüüd on meil jäänud põhimõtteliselt sellised 2 trennipäeva, 1 võistluseelne päev ja siis on juba reedene päev kui võistlepäev. Et sellest tulenevalt tänane ujumistrening on selline ühest küljest võiks aidata neil uuesti kohaneda liikumisega, teisest küljest peaks aitama leida üles uuesti veetunde, sellest need erinevad tehnikaharjutused ja kolmandast küljest siis peaks need natukene lahti raputama. Ja selleks siis kasutab erinevaid selliseid lihtsaid harjutusi, et nad soojenduseks ujuvad siin tehnikaharjutusi ja krooli ja kompleksi segamini. Siis teevad natuke lahti saamiseks selliseid ebastandardseid liigutusi nagu delfiini käed, krooli jalad ja veepalli krool ja sellist asja. Ja siis lõpetavad vähe pikema sellise krooliseeriaga, 900-sega. Mille järgi on mõned sprindid pakkudelt või siit pukilt, sest siit on stardihüppega on startreedel. Et see on selline, põhimõtteliselt on ta natuke nagu nii-öelda köögi, kuidas see oli siis, köögikausi või kitchen sink taoline trenn, et kõike natukene ja lihtsalt siis nagu sportlasi nii-öelda natuke läbi lobistada ennem kui tõsisemaks pingutamiseks läheb. Oleme täna siis, meil on
teisipäev, 3 päeva on võistluseni, reedel on esimene võistlus ja ma siis sõidan sees, nagu näha, ei ole roninud Türgi tänavate peale ja põhjus on siis selles, et seal on päris ohtlik sõita, et autosid jagub ja nad sõidavad päris ohtlikult, nii et isegi kui jooksjad ja ülegi kurjalt tahad üle tee minna, siis saad ikka päris korralikult tuuta seal vahepeal. Aga jah, minu set, siuke väike lahtisõitev on niimoodi, et 12 minutit rahulikult, minut aega astumist, minut aega kerimist ja minut aega tugevalt ja seda on 3 korda läbi, siis on 5 minutit vahele, 5 minutit tugevalt ja 5 minutit peale, et siuke tunniajane set, et ma hetkel ei tea veel, kuidas ma seda 5 minutit tugevalt teen, sellepärast et siin, nagu näha, ma sõidan, äkki vaatad näitab pärast, sõidan makskäikudega ja mul on kadents mingi 80 juba, et siis kui ma hakkan tugevalt sõitma, siis ma ei saa nagu käike raskemaks vahetada, seega ma pean mingi 130 kadentsiga sõitma seda 5 minutit tugevalt kuidagi, et saada õigeid vatte, nii et vaatame, mis saab. Peatega ma tegelen esimest korda, siis tegelikult esimene kord on lihtsalt õppin veits tundma teda. Täna tal oli siin kerge põlvemure, mis võib tingitud olla lihase ülepingest. Siis tegeleme reie 4 peaga päris palju. Üldises plaanis pöörduvad triatleedid minu poole. Mingi valu on kuskile tekkinud, näiteks üritame leida sellele lahenduse siis läbi minu mingisuguste teadmiste, oskuste. Mõnikord ka lihtsalt profülaktilises mõttes enne võistlust. Käime läbi mõned päevad enne nii-öelda suuremat pingutust ja kõiksugused muud pisiksed ja suuremad probleemid. Ikka natuke jälgid neid, keda ma tean, kellel mingi asi vaevab. Jälgid mingid sammupikkuseid, kas keegi lonkab või ei lonka. Samal ajal saavad nad ise kurta siis või rääkida, et kas mis käsi vaevab, siis on juba saab õhtul edasi tegeleda nende asjadega või üleüldiselt. So Friday is the European Junior Champs and right now I'm feeling a bit scared, but there is still 2 days left. And based on how I raced in Panevėžys, I hope I will have a good swim. And then probably here the bike will be strong because my semi-final girls are like really strong. And then I think all the main thing will be in running because I need to be top 9 to get to the A final. So I think the running will be like really fast and hard. Right now today I started thinking the training how the swimming place will feel like because it looks a bit like fake water. So I hope it's not gonna feel like a pool water because I'm better swimmer like in open waters, and like in open water there's like more like waves, but I don't think like here is not gonna be like that. So I'm scared a bit about that. And then the biggest thing I'm scared of course, is the running because my running hasn't been the best this season. So I hope I can do a good run and get the top 9 to get to the A final. Oled siin värske Baltimaade meister, et mis tundega siis sealt võistluselt lahkusid ja mis tundega EM-ile vastu lähed? Lahkusin kindlasti hea tundega, kuna võistlus läks hästi, et suutsin ennast igal alal nii-öelda käima saada ja kõik läks nii nagu peaks minema, aga ma arvan nii eelnevatel võistlustel kui ka järgnevatel võistlustel, et siia tulles reis oli natuke väsitav, aga ütleme nii, et ujumises valmis, ratast ei oska öelda ausalt, et loodame, et valmis. Jooks pigem täna tuli natuke raskelt kätte, aga ma arvan, et saab hakkama ja annab endast nagunii maksimumini, et näeme võistlust läheme. Täna on siis
alla 48 tunni hooaja siis ühe tähtsama võistluse avastardini, et 2 päeva pärast veits alla on poolfinaalid Euroopa meistrivõistlustele. Et jah, täna hommikul sai siis tehtud viimane kiirem jooksutrenn, kus me jooksime 6x600 staadionil. Tundsin ennast päris üllatavalt hästi, natukene pehme olin, siis ma käisin eile füsio juures, siis sai lihaseid korralikult ära muditud, aga see õige värskus peaks mingi paari päeva pärast täpselt tulema, ehk siis just siis, kui vaja on. Ja siis teiseks trenniks oli ujumine ja seal sai ka jälle korralikult lahti jõutud, et sihuke tavapärane värk, et midagi erilist me ei tee, et valmistume võistlusteks nagu võistlusteks ikka. Nüüd nädalavahetusel olid Balti meistrivõistlused, sprindidistants, eks see võttis natuke läbi, aga ma tunnen, et ma olen hästi ära taastunud sellest. Et pigem ütleks, et see suur küsimus, et kuidas tunne on, siis tunne on hea ja eks ma olen valmis ja ma olen päris elevil. Et ma ei tea, minu eesmärk oleks top 10-sse saada. Et kui kõik hästi läheb, siis ma arvan, et see on vägagi võimalik. Ja. Ma arvan, et ma olen päris hästi ette valmistunud selleks. Me kõik need kuumatreenid olnud ja raja osas me saime ka eelmine aasta siin võistelda, et siis seda ma enam-vähem tean ja see aasta mul ei ole mononükloosi, nii et ma ei pea seda kartma, et ma ei jaksa kuskil midagi nagu lihtsalt sellepärast, et mingi piir tuleb ette, vaid ma pigem ootan seda, et ma saan seda sama rada nagu täiel jõul pingutades nagu nii-öelda nautida siis. Et ja, ujumine on lühike, 270 meetrit, et minule on see pigem hästi kui halvasti. Ja ei karda küll midagi praegu.